kuidas me Pullerbis jõule pühitseme. Ma ei tea, millal jõulud mujale tulevad, aga meile Pullerbisse tulevad jõulud sel päeval, kui me piparkooke küpsetame. See on peaaegu niisama tore kui jõuluõhtu ise. Lasse, Posse ja mina saame igaüks suure kamaka piparkoogitaignat, millest me võime küpsetada, mida aga ise tahame. Mõelge ainult, sel päeval, kui me viimati piparkooke küpsetasime, unustas Lasse selle joonelt ära ja läks isaga metsa puid tooma. Alles keset metsa tuli talle meelde, mis päev see niisugune on. Ning siis pistis ta kodu poole punuma, nii et lumi tuiskas, rääkis isa. Meie Possega olime juba küpsetamisega algust teinud. See oligi väga hea, et Lasse tuli kohale natuke hiljem. Sest meie kõige parem piparkoogivorm kujutab endast põrsast ja kui Lasse ka parajasti küpsetab, on meil peaaegu võimatu põrsast enda kätte saada. Nüüd aga olime me juhust kasutanud ja juba 10 põrsast valmis küpsetanud selleks ajaks, kui Lasse lõõtsutades metsast koju jõudis. Küll tal siis hakkas kiire, et oma küpsetamisega meile järele jõuda. Kui me juba lõpetamas olime, mätsisime oma viimased taignariismed üheks suureks nutsakuks kokku ja tegime sellest auhinnakoogi, nii me teeme alati. Pärastlõunal, kui kõik koogid olid ahjust välja tulnud, panime ühte pudelisse 332 hernetera. Käisime terve Pullerbi läbi ja lasksime igal ühel mõistatada, mitu hernest on pudelis. See, kes kõige täpsemini ära arvata oskas, pidi saama auhinnakoogi. Lasse käes oli pudel, Posse kandis auhinnakooki ja minul oli kaasas märkmik, kuhu ma kirjutasin üles, kui palju keegi oli arvanud. Vanaisa oli see, kes koogi võitis ja ma olin selle üle rõõmus. Ta arvas, et pudelis on 320 hernest ja see oli kõige täpsem. Anna seevastu arvas, et herneid on 3000. Kas see polnud temast rumal? Ka järgmisel päeval oli meil lõbu laialt, sest me sõitsime metsast kuuski tooma. Kõik Pullerbi isad tulevad kaasa, kui minnakse kuuski tooma ja loomulikult kõik lapsed ka. Vaesed emad peavad jääma koju toitu tegema. Meie võtsime oma suure piimaree, millega me harilikult Pullerbist Suurküla meiereisse piima veame. Lasse ja Posse ja mina ja Brita ja Anna ja Olle, me kõik saime sõita ree peal. Minu isa käis kõrval ja hoidis ohje. Olle isa ja Brita ning Anna isa tulid ree taga, naersid ja vestlesid. Meie ree peal naersime ja vestlesime niisamuti. Metsas oli nii paksult lund, et me pidime seda puudelt maha raputama. Muidu ei näinud kuidagi, kas kuusk on ilus või ei ole. Saagisime maha 3 suurt uhket kuuske. Ühe Põhjatalu, teise Vahetalu ja 3. Lõunatalu tarvis. Siis võtsime veel ühe pisikese kuuse vanaisale tuppa ja ühe väiksema puu, mille me kavatsesime viia Löövnäsi Kristinile. Jõululaupäeva eelõhtul olin ma nukker, sest ma ei uskunud, et ema ja Agda oma tööga jõuludeks valmis jõuavad. Köök oli kole ja koristamata. Ma nutsin natuke selle üle, kui juba voodis olin. Jõululaupäeva hommikul ärkasin ma varakult ja lippasin palja öösärgi väel kööki. Oi, kui kena seal oli. Põrandad katsid uued kaltsuvaibad, pliidi kulbiraua ümber oli mähitud kokku krimpsutatud punast, rohelist ja valget siidpaberit. Suurel klapplaual ilutses jõululina ning kõik vasknõud olid värskelt läikima nühitud. Lasse ja Posse tulid tormates minu kannul ja Lasse ütles, et tal tuli kohe niisugune jõulutunne südamesse, kui ta neid kaltsuvaipu nägi. Jõululaupäeva hommikupoolikul käime meie, Pullerbi lapsed, alati Löövnäsi Kristini juures. Meil on kaasas korv kõiksugu heade asjadega, mis kõik emad on kokku pannud. Ehkki me kõigepealt lähme vanaisa, see tähendab Brita ja Anna vanaisa juurde. Me soovime talle häid pühi ja vaatame pealt, kuidas Brita ja Anna ehivad ta tillukest jõulupuud. Me aitame selle juures ka natuke kaasa, kuigi Brita ja Anna tahavad parema meelega kõik ise teha. Vanaisa ei näe ju, mis seal kuuse otsas ripub, sest ta on peaaegu pime. Aga me jutustame talle sellest ja siis ta ütleb, et näeb seda oma peas. Kui me Löövnäsi Kristini juurde läksime, oli ilm imeilus. Ta oli täpselt niisugune, nagu jõululaupäeval peab olema. Kristini tare juurde viib nii kitsuke rada, et me ta lume sees vaevalt üles leidsime. Lasse kandis korvi ja Posse koos Ollega väikest kuusepuud. Brita, Anna ja mina ei saanud midagi kanda.
Küll Kristin oli meie tulekust üllatunud. Nojah, ta muidugi lihtsalt teeskles seda, sest ta ju teab, et me igal aastal tuleme. Lasse pakkis korvist kõik välja ning ladus lauale. Kristin vangutas aina pead ning korrutas. Oih, seda on küll naa palju, seda on küll naa palju. Ma ei arva, et seda oleks liiga palju olnud, aga hästi palju oli kõike küll. Suur kamakas sinki, terve vorst, terve jõulujuust, siis veel kohvi ja piparkooke ja küünlaid ja kompveke ja ma ei mäletagi kohe kõike, mida seal veel oli. Panime Kristini kuusele küünlad külge ja tantsisime natuke puu ümber, lihtsalt selleks, et õhtu tarvis pisut harjutada. Kristin oli väga rõõmus, ta seisis uksel ja lehvitas meile järele, kui me ära läksime. Koju jõudes hakkasime Lasse ja Possega oma kuuske ehtima. Isa aitas ka kaasa. Meil olid pööningul ära pandud punased õunad jõulukuuse tarvis, siis võtsime oma küpsetatud piparkooke. Vanaisa juures tehtud korvikestesse panime rosinaid ja pähkleid. Ka vatt-inglikesed, mis olid emal lapsepõlves kuuse otsas rippunud, panime külge. Muidugi mõista ka hulganisti lipukesi, küünlaid ja kompveke. Küll me kuusk oli ilus, kui ta ehitud sai. Siis oli aeg käes lõunasöök pintslisse pista ja pärast seda polnud midagi muud teha, kui oodata. Lasse ütles, et need tunnid jõululaupäeva pärastlõunal, kui peab muudkui ringi uitama ja ootama, need võtavad pea halliks. Me muudkui ootasime ning vahetevahel käisin ma peegli juures vaatamas, kas on ka tõsi, et pea sellest halliks läheb. Aga imelikul kombel olid minu juuksed küll ikka niisama linakollased nagu ennegi. Posse koputas puhuti ikka vastu kella, sest ta arvas, et see on vahest seisma jäänud. Kui pimenes, jõudis lõpuks ometi kätte aeg minna oma jõulukinkidega põhjatallu ja lõunatallu. Seda ei saa teha valges, sest siis pole asi hoopiski põnev. Meie Lasse ja Possega panime pähe oma punased nääritaadimütsid ja Lasse pani loomulikult ette ka oma jõuluvana maski, millega ta hiljem õhtul jõuluvana teeb. Praegusel ajal on meil jõuluvanaks Lasse. Kui ma alles väike olin, uskusin ma, et jõuluvana ongi tegelikult olemas, aga seda ma nüüd enam ei usu. Võtsime oma pakid kaasa ja hiilisime välja hämarusse. Taevas oli väga palju tähti. Kui ma taamal mustava metsa poole vaatasin, tuli mulle mõte, et võib-olla elutseb seal siiski tõeline jõuluvana, kes tuleb peatselt suur kuhi jõulukinke kelgu peal. Ma peaaegu soovisingi, et see nii oleks. Põhjatalu köögipoolses esikus oli täiesti pime. Me prõmmisime uksele, tegime selle lahti ja viskasime oma kingituspakid kööki. Selle peale tormasid Brita ja Anna välja ning ütlesid, et me peame sisse tulema ning nende jõulukooke ja küpsiseid maitsema. No seda me ka tegime. Siis saime meiegi pakid jõulukinkidega. Pärast panid Brita ja Anna endale ka jõuluvana maskid ette ning me läksime seltsis lõunatallu Olle juurde. Olle istus oma köögis ja ootas meid juba. Svipp hakkas koledasti klähvima, nähes korraga 5 vanakest. Ka Olle pani endale maski ette. Siis jooksime kõik välja ja mängisime pimedas, et me olemegi tõelised jõuluvanad, kes käivad ringi ja kannavad inimestele jõulukinke laiali. Viimaks jõudis õhtu ometi kätte ning me sõime köögis klapplaua ääres õhtust. Laual olid küünlad ja väga palju toitu, aga mina sõin peaaegu ainult sinki. Ja putru muidugi ka. Selleks juhuks, kui mandel peaks minule sattuma. Kuid ta ei sattunud. Meil Vahetalus on olemas sulane nimega Oskar. Talle meeldib väga meie teenija Agda. See, kes oma pudrust mandli leiab, abiellub järgmisel aastal kindlasti. Ja kujutage ette, mandel oli pooleks läinud ning nii Oskar kui Agda said poole temast. Küll me siis Lasse ja Possega naersime. Agda sai pahaseks ja ütles, et see kõik on puha laste temp. Aga me ei saanud ju sinna midagi parata, et mandel pooleks läks. Me tegime pudru juurde salme ka. Lasse mõtles välja sellise. Mandel kukkus pudrust 2, Agda Oskaril saab meheks. Eks see olnud hästi välja mõeldud. Aga Agda küll niiviisi ei arvanud. Ehkki ta läks pisut rõõmsamaks pärast, kui me kõik aitasime tal nõusid kuivatada. Me tegime seda selleks, et saaks juba rutem kingituste jagamisele asuda.
Pärast läksime suurde tuppa. Kuusel olid küünlad põlema pandud ja laual seisid samuti küünlad. Mulle tuli kananahk ihule. See tuleb mul alati, kui miski on nii ilus ja nii põnev. Isa luges meile piiblist ette ja mina lugesin ka mõned kole ilusad värsid, mis algasid nõnda. Sa väike Jeesus lapsuke seal suure sõime sees. Seal värsis oli öeldud, et õieti oleks Jeesus lapsuke pidanud saama terve hunniku jõulukinke ja koogi pealekauba. Ja mina arvan täpi pealt sedasama. Aga selle asemel saame jõulukinke hoopis meie. Sel ajal, kui me kõik laulsime, kui jõuluhommik särab, hiilis Lasse välja ning tuli natukese aja pärast tagasi jõuluvana riietes ja suur kott seljas. Kas siin peres häid lapsi ka on, küsis ta. Jaa, tervelt 2 tükki, kostis posse. Aga veel on meil üks igavene väänkael, kelle nimi on Lasse, kuigi paistab, et ta on õnneks parajasti välja läinud. Temast ma olen kuulnud, ütles jõuluvana. See on kõige parem poiss siin maal üldse. Tema saab rohkem kingitusi kui keegi teine. Seda ta muidugi ei saanud. Me kõik saime võrdselt kingitusi. Mina sain endale uue nuku, 3 raamatut, ühe huvitava nupumängu, kleidiriide, kindad ja veel igasuguseid muid asju. Kokku oli mul kingitusi tervelt 15 tükki. Emale olin ma ühe rätiku ristpistes välja õmmelnud. Ta rõõmustas väga selle üle. Isale ma ostsin kalendri. Ka tema rõõmustas selle üle. Mulle meeldib, kui inimesed rõõmustavad. See on niisama tore, kui ise kingitusi saada. Lassele ja Possele kinkisin tinasõdureid. Pärast me tantsisime kuuse ümber ja siis tulid kõik Põhjatalu ja Lõunatalu inimesed ka kohale ning lõid kaasa. Tuli ka vanaisa, kuigi tema ei saanud tantsida. Mulle tundub, et me tantsisime jälle jõulud ja Kaera-Jaani vähemalt oma 20 korda. Õhtul ladusin kõik oma kingitused voodi kõrvale lauale, et ma neid ärgates kohe jälle näeksin. Jõulud on tõesti suurepärased. Õieti on päris kahju, et nad nii harva on.